Head külalised, tere tulemast Rapla Kultuurikeskusesse. Palume teil sündmusajaks välja lülitada oma mobiiltelefonid. Nominentide ja laureaatide õnnitlemine ning pildistamine toimub kontsertlavastuse lõppedes. Meeleolukat siin viibimist! Kallid külalised, tervitan teid täna ja esimesena annan sõna videosilla vahendusel kultuuriminister Piret Hartmanile. Head rahvamajade eestvedajad. Mul on väga kahju, et ma ei saa tähistada täna koos teiega. Aga uskuge mind, oma mõtetes ja südames olen ma koos teiega. Eesti kultuur on meie riigi olemise mõte. Aga Eesti kultuur ei püsi ilma kohaliku kultuurita. Me ei ole ainult eliidikultuur, vaid tegelikult tugineme väga laiapindsele rahvakultuurile. Rahvamajadel on siin väga oluline roll. Juba üle 135 aasta on rahvamajad olnud traditsioonide ja rahvakultuuri järjepidevuse hoidjad. Olenemata sellest, milline on olnud Eesti riigi kord. Seega ühest küljest on rahvamajad traditsioonide hoidjad, aga teisest küljest tuleb pidevalt areneda, sest teil on täita tähtis ülesanne. Olete ju oma kogukonnas inimeste kokkutoojaks läbi erinevate sündmuste, ürituste. Lisaks peate pidevalt vahendama ka meie professionaalset kultuuri. Ja lõpuks annavad rahvamajad võimaluse ka ise kultuuri hoida ja luuda. Ma olen öelnud isegi, et minu jaoks on rahvamajad olnud lapsepõlves minu teiseks kodus. Usun, et ka teie jaoks. Eesti riigi üks olulisemaid rituaale või traditsioone või sündmusi on kindlasti laulu- ja tantsupidu. Aga see ei ole lihtsalt pidu, see on liikumine. Ja selle liikumise juured on samuti rahvamajades. Me elame täna keerulisel ajal. Euroopa südames Ukrainas käib sõda. Ukraina rahvas võitleb nii oma vabaduse, kuid ka oma kultuuri eest. Meid siin ähvardab kulude kasv, paljude rahvamajade ja raamatukogude sulgemine. Aga minu jaoks ei ole kultuur kulu. See on tegelikult kohaliku kogukonna mootoriks. Mis oleks Kagu-Eesti ilma Seto või Võro kultuurita või Kihnu saar ilma Kihnu kultuurita? Kuid rääkides rahvamajadest, siis ikka kõige olulisem on need inimesed, kes on seal eestvedajateks, inimeste kokkutoojateks. Seega, ma soovin loomulikult õnnitleda kõiki tänaseid nominente ja laureaate, kuid tegelikkuses on teil kõigil väga-väga oluline roll. Ja ma südamest tänan teid selle väga olulise töö eest. Ma loodan, et ka neil keerulistel aegadel jätkub teil sära ja kirge selle töö vastu. Ja ma loodan ka seda, et Kultuuriministeerium ja riik on teile tulevikus oluliselt tugevamateks partneriteks. Ilusat tähistamist teile, kohtame kultuuris! Sõna saab Eesti Rahvakultuuri Keskuse direktor Kalle Vister. Austatud kultuurisädemed, nii ma igal kohtumisel teie poole pöördun. Head omavalitsusjuhid, daamid ja härrad. Ma arvan, et kaks olulist sündmust, kui välja arvata need sündmused, mida te kogukonnas teete ja korraldate, on üle-eestiliselt ju teile rahvamajade suvekool, mida ERMU korraldab, ja
tänase näol tänuüritus 8 randa. Need on need hetked, kus te tulete üle Eesti kokku. Ühel hetkel, kui me räägime suvekoolist, siis on see melu, teineteisega läbirääkimised, küsimised, vaatamised, kuidas ühel või teisel läheb ja heade mõtete kogumise periood või hetk või aeg, kuidas me seda ka nimetame. Aga täna on teil eriline selline pidulik sündmus, kus tunnustame neid tegijaid, kes on teie kogukonnas silma paistnud, rahvale andnud ja kogu Eestile andnud. Nagu minister nimetas, et te olete olulised inimesed kogukondades, kes hoiate seda hinge sees, seda rütmi, et võib-olla laiemas kultuuripildis. Aga ma arvan, et ma ei eksi, kui ma ütlen, et väga suur roll on tegelikult rahvakultuuril kogukonnas. Kui see rahvakultuuri osa hakkab kaduma, siis me võime öelda, et kuidagi me hakkame laiali minema. Sellepärast kogu riik vaatab just teie poole, vaatab omavalitsuste poole, et tehakse tarku otsuseid, et hoida ja väärtustada kultuuri, sealhulgas rahvakultuuri. Ma panneksin võib-olla teile nimeks veel maamärk, sest kultuuritöötaja, rahvamaja töötaja, see kultuuri hing selles kogukonnas on ju see, kes hoiab viimse hetkeni aknad valged, et olla nagu majakas selles kogukonnas ja anda märku, et kes soovib, te olete oodatud. Sellise ootusega, sellise lähenemisega me hoiame oma kultuuri. Ma soovin teile Eesti Rahvakultuuri Keskuse nimel palju jõudu, palju jaksu ja õnnitlen kõiki nominente ja laureaate tänasel sündmusel. Sõna saab Raplamaa omavalitsuse liidu esimees ja Rapla vallavanem Gert Villard. Igavõrne rutiin mul kuskile ette astunud. Ja tere tulemast, kallis ja austatud Eesti Rahvamajade Ühingu eestvedajad, koostööpartnerid, saalisviibijad. Et tõesti, täna ma olen teid tervitamas siin Rapla vallavalitsuse vallavanema poolt, kui ka siis Rapla omavalitsuse ka juhatuse esimehena. Et uue aasta alguses, nagu me kõik teame, anname paljud lubadusi. Selles on midagi kergendavat, kui uskuda, et 1. jaanuar on justkui patu kustutuskiri, millega kaasneb üks võimalus olla parem inimene. On ilus, et inimestes on see ja see alge ja soov püüelda parema poole, isegi siis, kui spordiklubi liikmekaart on kasutuses ainult 2 esimest nädalat. Ja ainult jaanuaris on meil võimalik siis nii-öelda sättida oma uue aasta lubadusi kui ka siis edasisi tegevusi. Küll aga peaks olema see ikkagi selline iga-aastane, et me peaks suutma kuidagi ka siis ka veebruarist detsembrini midagi kindlalt korda saata ja otsida jõudu, et seda algatust, et see kõik korda viia. Mida me siis ülejäänud aasta teeme? Et kuidas jõuda siis tõesti veebruarist detsembrini selleni, et võiksin olla parem, sest meil kõigil tegelikult on tahtmine parem olla. Selleks on vaja mõttekaaslasi, eeskujusid, kellest ammutada jõudu või kelle abil avardada oma silmaringi. Õppida tundma uut ja huvitavat. Samuti on vaja paika, mis annaks võimaluse nende inimestega koos olla ja ka kohtuda. Rahvamajad on loodud rahvamajadeks, kus pakutakse võimalust toita oma vaimu, lahutada meelt ning kõige selle raames teistega kokku saada. Tulles kontserdile, teatrikülastust või näitust vaatama, ei piirdu kogu elamus ainult selle kunsti nautimisega. Me vaatame küll kunstniku tööd, joonistatud pilti, rolli etenduses
ja seda rolli kehastavat näitlejat, kuulame muusikuid, mõtleme seejuures kaasa, aga saame ühtlasi koos teistega elamuse. Ja samas selle najal võime algatada ka vestlusi, arutelusid ja saame ka kogeda äratundmisrõõmu ja õppida tundma teistsuguseid tõlgendusi, mis aitavad meil mõista meie maailma meie ümber. Rahvaajad pakuvad ühest küljest meie hingele inspireerivat ja tõesti pakkuvat naudingut ja teisest küljest ehitavad oma inimeste vahele sidemeid. Kuna inimestel on sisse ehitud see osalus ja soov olla parem, mis annavad nendele silladele võimalused olla teineteisele see sama säde, mis paljusid iseenesest aasta esimesel päeval tabab. Seetõttu täidavad rahvamajad meie riigis südame ülesannet kanda laiali eluks vajalikku sädet riigi kogududesse, koolidesse, töökeskkonda, spordiklubidesse ja metsaradadele. Täna oleme siin, et tänada eriti silmapaistvat sädeinimesi. See on tore, see sädeinimese siin kõlab ka teistes käib läbi ja mulle see sädeinimene tegelikult tohutult meeldib, see väljend. Ja ma pean tunnistama seda, et alati, kui ma kultuuriinimeste keskkonnas olen, et see säde on ka olgugi, kui ta on juba võib-olla mitmekümnendat aastat sama koha peal, aga nad on sellised sädelevad inimesed. Ja sama nad sükitavad ka kõiki noori ja rõõm on näha neid säravaid nägusid ja silmi, kes mulle siin alati vastu vaatavad. Tänu nendele sädeinimestele leiavad üle Eesti enda ümbert ja endast üles valguse, mille suunas liikuda. Ja märgates ning tänades igal aastal Eesti Rahvamajade Ühingu tänuüritused neid inimesi ja ettevõtteid, toidame sellega rahvamajade tuld, mille paistel end soojendada, et leida jõudu, pealehakkamist ja lõpetuseks jätan õhku ühe küsimuse meile kõigile. Millise lubaduse võiks anda alanud aastaks oma hingele, mille täitmine toidaks ja liigutaks minu hinge sellel aastal peale selle spordiklubi pileti? Ja suur tänu teile ja edukat aastat ja mul on hea meel siis tänada kõiki siin olijaid ja varsti saate kautasud. Sõna saab Eesti Rahvamajade Ühingu juhatuse esinaine Ülle Välimäe. Tõepoolest rutiin. Austatud nominendid, lugupeetud külalised, armsad kolleegid. Minu mõttega läheb täna kokku Doris Kareva luulerida. Kui kõnelda üksainus kord, on vastutus nii suur, et ükski sõna ei näe väärt, et seda öelda. Kuid ometi, täna on Rahvamaja pidupäev, märkamise ja tunnustamise päev. Autosu saavad 8 koostööpartnerit ja 22 kõige tublimat 2022. aastal. Kui te mõtlete oma kolleegide peale oma maakonnas või üle Eesti, keda te tunnete, siis ma arvan, et me võiksime iga kuu ühe tunnustussündmuse teha, sest meil on tublisid nii palju, keda tänada ja öelda ja katsutada teda õlale. Õnneks tulevad järgmised 8 kannad ja ma ütlen juba ette ruttavalt, et 8 kand 2023 toimub Viljandis 2024. aastal. Aga mul on täna üks tõeliselt eriline tänu edasi öelda ja see tuleb kaugemalt, see tuleb Ukrainamaalt. Eriline tänu nendele sadadele rahvamajade töötajatele, kes võtsid kiirelt vastu abipalve koguda Ukraina jaoks soojad sokid, kindlad sallid. See pudumite kuhi, mis üle Eesti rahvamajadest kokku korjati, oli ikka maailmatuma suur ja kui ilus see oli. Läbi soojendavate esemete said soojaks ka meie südamed. Aitäh teile! Ilusat
õhtut kõigile ja nüüd aga pidulikud hetked alaku. Kaua oleme kummardanud võõrast, tantsinud nende lugude järgi, laulnud teisi laule, õppinud valet ajalugu. Soovin aega, mil saab jälle vaba olla, mil ise teemi omi asju, meid ei käsuta võõras võim. Ja paistab, et jää hakkabki vaikselt sulama. See, mis tuleb, ei iial kadugu. Saagu vabadus ja jäägu põlvest põlve püsiva. See on minu unistus ja suurim soov. Ja paistab, et see varsti võibki täituda. Hoian aga pöialt. Praegu on 1988 aasta ja paljudki juba toimub. Tutan vabaduse hõngu. Ja muideks see, kes kannelt mängib, on mu lapselaps Tiiu, vahvaplika. Tiiu, aitab küll kantlemängust, jooksu mida uue ka, mine mängima. Sina oled. Kuulge, mängi midagi muud. Mängime Milkut ja Pätti. Ei. Aga mängime Mädamuna. Ei. Mängime Hukakat. Jaa. Ott loeb. Jälle mina. 10, 20, 30. Aeglasemalt. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, tulen! See on väga hea peidukas. Kas teadsid, et neides viies ja sirele õie võib soovi soovida ja see läheb täide, kui õie ära sööd? Ei teadnud, aga otsime ja soovime siis. Näe, mina leidsin. Näe, ma leidsin ka. Ma soovin, et ma elaksin 100-aastaseks. Mina jällegi soovin palju raha. Otsime veel. Leidsin. Ma tahaks maailmas kõik paigad läbi käia. Ma tahaks siis maailma ära osta. Sa ei saa ilmaski nii palju raha. Sa jooks tervet maailma läbi käia. Teistel olema 500 aastaseks, siis oleks võib-olla. Aga soovime midagi, mis ka päriselt täide läheb. Leidsin. Ma soovin, et me eluaeg sõbrad oleksime. Seda ei isegi soovima, me oleme ja jäämegi. Laules ma otsisin õnne.
mina Prii. Hukka, mina Prii. 8 kand tunnustamise eesmärgiks on väärtustada isikute ja organisatsioonide panust ja tööd Eestimaa rahvamajade hüvanguks ning innustada neid jätkama oma tegevust. Tänased 8 kanna nominentide auhinnad annavad üle Eesti Rahvamajade Ühingu juhatuse esinaine Ülle Välimäe ja projektijuht Tiina Tegelmann. Palume nad lava ette. Laureaatidele annab tunnustused üle Eesti Rahvakultuuri Keskuse direktor Kalle Vister. Noor tegija. Tunnustus omistatakse isikule vanuses kuni 35 eluaastat, sealhulgas isikule, kes tegutseb kultuurivaldkonnas, on uute ideede ellukutsuja ja aktiivne teostaja. Noor tegija nominendid on aktiivse ja tulemusliku tegevuse eest Eesti Rahvamajade Ühingu väliskommunikatsiooni arendamisel Sandra Nikitin. Rapla linna ja maakonna tõeline noor pärl, Rapla Kultuurikeskuse kultuuritöötaja ja lavastaja Piia Põder. Pühendunud noor ja talentikas rahvatantsija ning tantsuõpetaja, Karksi Nuia Kultuurikeskuse tantsujuht Birgit Kruuse. Tähelepanelik, rõõmus, noor, hingestatud, tubli, hooliv, andekas, täpne, lahke. Palamuse rahvamaja kunstiline juht Artur Aunap. Suurepärase sünergiaga muusikasündmuste korraldaja, Haapsalu Kultuurikeskuse heli- ja videotehnik Riho Luhter. Ja 2022. aasta noor tegija on teinud aktiivset ja tulemuslikku tööd Eesti Rahvamajade Ühingu väliskommunikatsiooni arendamisel. Noor tegija laureaat on Sandra Nikitin.
Ikka ütlen, kui antakse võimalus. Ma tänan väga usalduse eest kõiki Rahvamajade Ühingu eestvedajaid ja kõiki teid, kes te isegi ei tea veel, et te olete mõned oma tähtsad ülesanded mulle usaldanud. Ja see rahvusvaheline tegevus on väga põnev ja see ei ole üldse nii kauge, kui me arvame. Meil on sealt võita päris palju, aga me oleme võib-olla natukene alles, ütleme sellisel alguse ruudukesel ja nüüd veeretame ja lähme muudkui edasi. Nii et aitäh kõigile. Need on autodest välja, mis on välismõllepurgid, lapsed koguvad neid. Ja kes need seal on? Nemad on ärikad, nad toovad meile kõike seda, mida mureski pole näinud. Tule Piret, saa osa sellest. Tule ka Piret, siin on nii lahe, ma tunnen, kuidas elu mellab. Ei, mina teiega, ma ei saa. Opa! Nägus nagu meie Kalev, aga veel nägusam. Simpakas kui meie Priit, aga veel simpakam ja musklid on küll veel suuremad kui meie Andrus. Need on ju välismaised bändipoisid, boyband. My fire, the one when I say I want it that way, that we are two worlds apart, can't reach to your heart when you say that I want it that way. Tell me why tell me why tell me why I never wanted you to say I want it that way. And your fire, your one desire, desire. It's too late, but I want it that way. Tell me why ain't nothing but a lie. Tell me why ain't nothing but a mistake. Tell me why I never wanted you to say I want it that way. Now I can see that the fire. Aasta koostööpartner. Tunnustus omistatakse eraisikule või organisatsioonile, kes on märkimisväärselt panustanud Eesti Rahvamajade Ühingu eesmärkide saavutamisse. Aasta koostööpartnerid on väga arvestatav ja tubli toetaja erinevatel Valgamaa sündmustele, kes meist ei teaks Max ja Moritz brändi tooteid. Atria Eesti AS. Ta on tõeline pärimus ja rahvakultuuri sõber. MTÜ Võru folkloorifestival hindab kõrgelt festivalile osutatud abi. AS Sirje juhatuse liige Allar Toomik.
ta oli suurepäraseks koostööpartneriks ja abiliseks Harju maakonna kultuurikorraldajate aastaseminaril Rahvakultuuri Keskuse vaimse kultuuripärandi osakonna juhataja Leelo Viita. Naised, kes kajastavad nii suuremaid kui väiksemaid kultuurisündmusi, ajalehe Põhjarannik ajakirjanikud Sirle Sommer-Kalda ja Irina Kiviselg. Neid noormehi võib kutsuda ka juhtmepoisteks. Nende abil on korralikult tehniliselt korraldatud kõik Kanepi valla suuremad ja väiksemad kultuurisündmused. Tauno Pettai ja Kristel Kalev Lina. TLK Stoltstedt OÜ. Tema toetustegevus on oluliselt kaasa aidanud Rapla kiriku muusikafestivalile, Pärnu muusikafestivalile, Naiste ööde filmifestivalile, Rapla korvpallikoolile, Rapla Selveri suurjooksule ja nii edasi. See naine on Siiri Tamm ja tema täiskuulist mööblist tootev firma Parviker OÜ. Ta on hea esteetikatunnetusega ja suurepärane ilulooja nii taimede kui muu dekooriga, mida kultuuriüritused vajavad. See naine on Kairi Pruul. Lilleseadja ja OÜ Lillekoda omanik. Ta salvestab videos ja fotos suuri ja väikeseid kultuurisündmusi. Tänu temale on ajaloo tarvis salvestatud palju Jõgevamaa sündmusi. See mees on Ellar Sügiste. Ekvaator OÜ. Ai, no ei ole võimalik. Tead, me kolime linna. Isa ütles, et siin maal ei ole mitte midagi teha, et kogu elu kuivab kokku, et linnas on tulevikku. Lähen ka siis linna kooli ja maja pidime müüki panema, et no mis ta siin tühjalt ikka ja oi, ma juba ootan linnaelu. Siin on ikka nii palju võimalusi, no mitte nagu siin. Siin on ainult paar poodi, linnas aga 100. Ja sealt saab nii palju sõpru. Kolige ka linna! Oota, mida ei... Räägi papsiga, müüge see vana majaloks maha ja tulge ka linna elama. Oi, siis saaks poodides ringi käia ja linnas ringi käia ja poisse on seal palju. Oi, kui palju poisse. No mitte nagu siin, Priit ja Mart ja Priit. Mis sul oli? Mina ja linna. Ma saan kohe 18. Mul on varsti vaja lapsi saada. Mul on kõik
inimene elab inimeses kinni ja sul on käigud ka. No mis lolli juttu sa ajad, mida ja linna? See on ikka aasta mõttena. No jää siia siis. No jäängi, vot jään. Siis, seda ikka ratast vaja on. Nii see küll ikka oli ja ikka küll jääb veel nii. Mets niid ja põllud põõsad, et samad pilvedki. Seesama sammaldunud katus, seesama mäng tuud, et samad suitsnud seinad ja õied lõunapuul. Seesama siin enda kaugus ja tee, mis silma viis. Seesama kõigi linnas, seesama see, kes siit ikka veel läheb, kui läksid sinagi, et iial enam nüüd saada tagasi. Seesama siin enda kaugus ja tee, mis silma viis. Seesama kõigi linnas, seesama laulda viis. Seesama siin enda kaugus ja tee, mis silma viis. Seesama kõigi linnas, seesama laulda viis. Aasta tegija tunnustus omistatakse isikule või organisatsioonile, kes tegutseb aktiivselt kultuurivaldkonnas tema panuse eest Eestimaa rahvamajade hüvanguks. Aasta tegija nominendid on Keila linna ja selle ümbruse oluline kontsert, meelelahutus ja huvitegevuspaik Keila kultuurikeskus. Rahvamajade maine tõstja kohalikus kogukonnas ja ka laiemalt. Rapla kultuurikeskus.
tõeline rahvamaja hing ja haldjas. Koeru kultuurimaja kunstiline juht Krista Jürgens. Saare maakonna suurim lõõtspillimängu propageerija ja innustaja, sündmuste korraldaja Tõnu Eermann. Vabakutseline kultuurikorraldaja ja graafiline disainer Kaili Kalle. Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia kultuurikorralduse õppekava programmijuht Jorma Sarv. Ja 2022. aasta tegija laureaat aitas korraldada 27. aprillil Viljandimaa kultuurikonverentsi Kultuur ja kuidas kellega edasi. Ta osales korraldusmeeskonnas, mõtles kaasa ja andis asjalikku nõu ning võttis vastutuse sündmust modereerida. Lisaks tegi kokkuleppeid Viljandi kultuuri ühesõnaga aasta tegija on Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia kultuurikorralduse õppekava programmijuht Jorma Sarv. Soovin õnne kõikidele nominentidele. Ma arvan, et te kõik olete aasta tegijad ja erinevalt minust igal aastal. Et minu lugupidamine ja ma loodan väga, et ma saan omalt poolt panustada suunates Viljandisse tulevaid noori, kes kultuurikorraldust täna õpivad. Ka teie õuele. Tõesõna, me räägime neile, kui palju on peidus sellist vahel silmale ka nähtamatut rahvamajade valdkonnas. Me veename neid, et kunagi antakse selle ajale, kus me elame mingisugune peegeldus, et täna ei tea ju, et mis ajas me täpselt elame. Ühest küljest on kõik väga hästi, Eesti kui on võimalus, kõik räägivad, et sellist Eestit pole kunagi olnud. Teisest küljest me teame, kui raske see võib olla. Aga me ütleme neile täis kindlusega, et kui me oleme näoga inimeste poole ja see rahvamajade pakutav sisu sünnib sellisest koosloomes, see saa mitte midagi valesti minna. Et see on suur privileeg seda tööd teha ja seega tahaks ma teile väga öelda, et nägemist juba õige pea.
teate küll, need mobiiltelefonid kõigil täna kaasas. Hea kullak. No, hallo. Jummel, ma ei... Issa ristike pühadevägi, oledki sina ju täitsa linnainimene, mis linnainimene sind ei tunne äragi ju. Sa oled nagu kohe Anne ja Stiili esimaaled välja hüpanud. Oi, lapsed, mingi aega tegime tere. Jossa, kõik minu omad. Tulge nüüd. No kuule, räägi, kuidas sul seal linnas siis läheb? Kõik on sinu omad seal. Oh jumal, oi mul linnas, kullakene, mul läheb linnas suurepäraselt. Teen suurt karjääri, muudkui teenin. Küll aega hiljem vaja neid lapsi saada, on ju. Pole lapsi, pole probleeme, eks? Oi, jumal, järgmisi vaatan ikka päris vara need lapsed said, jah? Ei noh, mis tead, kui nüüd hakkad mõtlema, see on ju ainult kulud. Jumal, kas sa endal oled ka üldse saanud miskit lubada või kas või aega enda jaoks kuidagi leidnud või? Jumal küll, mõtle, oleksid linna tulnud elama või sa oleksid suurepärast elu praegu, on ju. Oi, jumal, ja tea, mis ma üldse kuulen, loen uudiseid, vaatan siit Õhtuleht, et kõik pannakse kinni, jah. Kõik apteegid kinni, koolid kinni, rahvamäed kinni, lasteaiad kinni. Et niimoodi võibki vist virelema siia jäädagi, on ju. Ja siis jäävad lapsed virelema ja siis jäävad lapsed virelema ja niimoodi vist käibki lõpmatuseni see värk, on ju. Oi, jumal, tead. Ma ütlen sulle kohe, ise pead hakkaja olema. Ei jää niimoodi, et lähed kuskil ja minu nüüd oota, mille mulle õnn sülle tuleb, on ju. Niimoodi ikka asi ei käi, ise peab hakkaja olema, ise peab teenima. Ma ütlen teile praegult on suurepärane aeg just teenida. Sest et ma ei tea, kas on tähtede seis või lihtsalt asi on nooruses, on ju, et võib-olla ka. Ai, ma ei tea, minul on ikka nii hea veel, et mina sinna linna läksin elama. Isver, mul on nii palju olulisi tuttavaid praegu, mul on tohutul hulgal prominentseid tuttavaid ja jumal, ma võin sulle nii mõndagi rääkida. Ai, aga ei, ma ei hakka. Ja kas sul ka mõni oluline tuttav seal linnas kuskil on või? Vist ei ole, on ju. Ei, no tead, niimoodi ei jõua elus mitte kuskile, ma ütlen sulle kohe. Tead, varsti teed silmad lahti, vaatad, oi, näe, mul pole mitte midagi, on ju. Pole seljatagune kindlustatud, pole raha ega midagi, tead. Oi, kullapiletikene. Mis ma ütlen sulle? Tead, ma ütlen, nüüd võta mõistus pähe. Müü see maja kolks maha ja tule koli ka linna, on ju. Jummel, see oleks ju super hea mõte, et ma üldse vaatan siin, seal on niisugune natukene halliks ja niisuguseks tšuressakaks muutunud siin niimoodi maakaks, eks ju. Tead, ära ole selline, kuule. On ju? Tule, lähme linna. Peab elama, peab teenima, on ju? Kuule, mis sõgedus sina nüüd suust välja ajada? Tead, pandaku või viimne, tirid kinni, mina oma lastega sinna linna ei koli ja ongi kõik. Ja teenima. Tead, ütle mulle, mis sa selle suure teenistusega siis peale lõpuks hakkada? Issand jumal, Piret, kas ma nõua vankri näiteks? Mis on vankri? Mida on vanker? Nagu muiste, noh. Lapsed, lähme. Let's
mäletad, kui viimati kohtusime? Sellest ajast me suhelnud ei olegi. Ma lihtsalt ei tahtnud. Sinu suhtumine oli väga muutunud. Sa räägid just nagu teist keelt. Keelt, mida mina ei mõista. Suurt rahakeelt. Ma saan siin maal väga hästi hakkama, ilma et mul ilmatuma suurt teenistust tarvis oleks. Minu rikkus on minu pere. Maamaja, loodus, see raha. Raha pärast teevad inimesed ei tea mida. Mäletad seda männikut minu maja taga? Seda, kus lastena mängisime. Sealt viis tee läbi Lehmakoplisse, kus maasikal käisime. Tee, mis männikust läbi läks, oli alati sopane. Isegi kuival suvel hüüdsime seda sopateeks. Mu süda on nii valu täis. See ilus männi mets võeti maha. Raiuti täiesti lagedaks. Just nüüd, lindude pesitsemise ajal, suur traktor toodi kohale, töömees istus sisse ja päev otsa tööde järele jäi oksarisu täis lagendik. Ma vaatasin, kuidas linnud lendasid, otsides oma pesasid, lendasid ja nutsid ja see kõik raha nimel. Nähku kahju. No aga mis parata, juuli vana mets ja haigusi täis. Juuli vaja ennem maha võtta, kui sellest midagi kasu ikka saab. Ära stressa selle asja pärast. Sa kohe üldse ei loe, mida ma kirjutasin. Meie lapsepõlve mets lindude pesitsemise ajal võeti maha. No metsa on küll. Linnud leiavad uue elupaiga. Metsa on vaja majandada ennem, kui oma väärtuse kaotab. Praegu on puidu hinnad ka laesed. Kõige õigem aeg on praegu müüa ja majandada. Frod nagu seinaga räägi. Head aega. Oota, kas sa mõtled meie metsa? Kes küll teab, mis ojast käivad joomas hirved, kes veel kuulab linde, kui on laulmas virved. Kuuled langeb laasted sinu endagi. Las seisku ikka kui lapse põlv sul meeles, säälus kord viie kuu saatsid sinu teele. Sääl ei või kõnelda kallis kirve keele. Kusel on ristidel on lund ja vaikust, õhus tundub karsket vahtra mahla maiku. Äkki lõikub vaikusesse kiljudes saak. Hoia nagu kodumaja metsanõlve, hoia puutumatult nagu lapsepõlve. Hoia alles metsa, milles hoitud sa maad. Las seisku
Aasta tegu on auhind, millega tunnustatakse kultuuritegu kõige laiemas mõttes. Aasta tegu nominendid on 3. naiste tantsupidu Perelugu. EKÜ folklooriliseks Jõgevahe pere. Viljandi esimene parandusfestival, Kadi Reemann. Tartu 2024 Otepää talveöö laulupidu. Otepää kultuurikeskusel. Saare maakonna 47. tantsupidu Tuules, Eena Mark. Põlvamaa esimene noorte laulu ja tantsupidu Olõs mul üts, Katrin Peil, Krista Salf, Eda Heinaste ja Nele Riste. Kogukonna muusikal Sugar ehk džässis ainult tüdrukud. Rapla kultuurikeskus, lavastaja Piia Põder. Horoskoop. 45 koori, 600 lauljat. Palavalt armastatud Eesti artistid, talv, öö, laul, pidu, Otepää. Aasta tegu 2022 laureaat on Tartu 2024 Otepää talveöö laulupidu. No ära tuli. Kui selle aasta just ju lõppenud talveöö laulupeol küsiti minu käest, et kas oli mingi hetk, et mis väga meeldis, siis ma ütlesin jah, et pisaraid sain päris palju, sellepärast et tunne peale sellist suurt sündmuse organiseerimist tunned, et asi on korda läinud, asi inimestele meeldib. Jah, ma tahan öelda, et seda ei tee üksinda, kuigi sisulise poole ja sellise idee, selle mõtlen küll üksinda välja, aga siis tuleb ju meeskond appi ja omalt poolt ma tahan tänada kõiki neid väikesi mutreid selles suures hammasrattas, et see asi on veerema hakanud ja et see meeldib kõigile. Aitäh teile!
ollakse siis nüüd? Kus ollakse? Keset kiiret kartulapaneku aega, eks ole, kutsutakse välja. Te kartul maas või? Noh, mul oleks ammu maas, kui oleks tead lastud tööd teha, eks ju. Oi, kutsutakse Sirelisse. Ai. No tšau, mu kullake. Sa ei kujuta ette, kui hea meel mul sind näha. Said mu messi kätte. Tuli jah üks sõnumi piuks. Tere, mis sa tšautad siin või sa tulid siis jälle oma linnainimese rahajuttu ajama või? Rahu. Tea, et ma tulin hoopis millegi muu pärast. Aga sellest hiljem. Mäletad, kui me lastena siin Sireli juures mängisime? Ja kurat, muidugi. Kulli. Keerukuju. Mädamuna. Ja siis oli see veider kapsapeamäng, et kui kapsavaras aias käis ja katsus kapsapäid. Oli jah, väga veider mäng oli, väga veider mäng. Hommikust õhtuni kummikeksu. Väsimata. Prooviks. Proovime ja 1, 2, 3. 2, 2, 3. 2, 2 ja ai. Oh my god! Vanasti oli see kõik palju lihtsam, on ju? Muidugi, tselluvill oli vähem. Oi. Aga meeles oli. Sul mingi uudis või? Ma mõtlesin seal küll hiljemaks jätta, aga hea küll. Jah? Ma tahtsin, et sina oleksid esimene, kes sellest kuuleb. Ossa issand. Ma kolin maale tagasi. Ossa just! Kolin maale, mis sul lõi nüüd mõistuse klaariks või? Maale tagasi. Ma arvan küll. Kuidagi ära väsitas see tormlemine ja rähklemine. Tahaks rahu ja vaikust. Oi, rahu ja vaikust sa saad, siin ma saad. Oi jah, homme tuleb minu juurde põllale sitta viskama. Jaa, aga enne paneme su ikka selle maaelu kõrgmoe järgi riidesse ikka allidress ja kummar ja noh, ilus aga sellega võid nädalavahetus linnavahet käia ja. Hästi. Ja. Tead, käin sageli selle Sireli põõsa juures siin. Meenutan, kuidas me lastena õisi sõime ja soove soovisime. Miska ei olnud, mida eluga ei toonud. Ma teadsin alati, et me jääme ja oleme sõbrad. Kolid maal, mõistus klaar. Maal on elu. Maal ei ole võitsi linnamelu. Maal on kõik ehe. Maal inimesed naeratavad üksteisele rohkem. Maal on kõik aus. Maal vahepeal aeg justkui peatuks. Piret. No nii. Tule siia. Vaata, mis ma leidsin. 8 Sireli õis. Ei tea, mida see küll võiks tähendada. Sireli kas mulle Lähme näitame lastele ka. Lähme.
on meil ka üllatuste kategooria, milleks on kuldkant. Tunnustus omistatakse inimesele, kes on peaaegu terve oma elu olnud aktiivne kultuuritöötaja ja kultuuris kaasalööja. Tunnustused annab üle Eesti Rahvamajade Ühingu ema Aino Arro. Ja meil on 2 laureaati. 2004. aastal pensionile jäädes kolis ta sünnikohta Võrumaale ja temast sai Vastseliina muusikakooli õpetaja, Vastseliina Misso puhkpilli orkestri juhendaja, Meremäe ja Obinitsa naiskoori dirigent. Kõrgest east hoolimata rõõmustab ta elanikke ka praegu oma lauludega erinevatel vallaüritustel. Valdur Helm. Looja on andnud võistlused ja musikaalsused, siis seda pead sa ilmutama hoolimata enesest. Ta on teinud kultuuritööd Põlvamaal aastast 1977. Kauaaegne maavalitsuse kultuurispetsialist, lisaks veel näitleja, lavastaja, tantsujuht. Toetav suhtumine ning kaasalöömine kultuuritegevuses jätkub ka praegu. Helje Põvat. Ma tahan teile kõigile soovida, et teie silmad endiselt säraksid, mis ka juhtuks. Et armastus teie südames oleks ikka nii teie töö kui nende inimeste jaoks, kes on teie ümber. Ja küll siis ka lootus jääb, et teil kõigil läheb kord paremaks. Jõudu teile! Tunnustus omistatakse isikule, kes on vähemalt 35 aastat aktiivselt tegutsenud kultuurielu edendamisel ja rahvamaja maine tõstmisel. 8 nominendid on. Ta on kultuuritöötaja aastast 1980. 2001. aastast on ta Põltsamaa kultuurikeskuse kunstiline juht. Ta on loonud mitmeid rahvakultuuri sündmusi, on tunnustatud harrastusnäitleja Vilve Piht.
ta töötab Narva kultuurimajas Rugodiv alates 1985. aastast. Sellest viimased 23 aastat vastutustundliku ja kohusetundliku direktorina. Jelena Kaljadina. Ta on olnud Elva muusikakooli õpetaja alates 1972. aastast. Ta juhendab Puka meesansamblit, naisansamblit, Aakre rahvamaja segakoori. Evald Raidma. Ta on Võrumaa rahvakultuuri ja rahvatantsutraditsiooni hoidja ja edasikandja. Staaži juba peaaegu 50 aastat. Töötab Eesti Rahvakultuuri Keskuses Võrumaa rahvakultuuri spetsialistina aastast 2001. Maie Pau. Ta on Märjamaa valla rahvamaja kinotehnik juba 52 aastat. Hans Veiman. Ta on edendanud kultuuritööd Viljandimaal juba üle 30 aasta. Tema südamelähedane ettevõtmine on igakuine klubi ajaratta õhtu korraldamine. Sirje Fedjuk. Ja nüüd 8 kannad tunnustuse annab üle 8 kand 2021 laureaat Maire Sillavee. Palume lava ette. Ta on Märjamaa valla rahvamaja kinotehnikuna 52 aastat. Filmi ei näidata Märjamaa kinosaid siis, kui on alla ühe vaataja. 8.22 laureaat on Hans Veiman.
külaöödes pole õudu, pole paanikat. Külas parimad on ilmud ja on jaanikud. 1000 aastat paigal seistes küla liigub ajas. Igal eestlasel on omaenda küla vaja. Küla elab, küla jääb, küll ta elab, küll ta jääb. Küla tanumatel kaibub vabaduse hääl. Küla elab, küla jääb, küll ta elab, küll ta jääb. Küla tanumatel kaibub vabaduse hääl. Küla elab, küla jääb, küll ta elab, küll ta jääb. Küla tanumatel kaibub vabaduse hääl. Küla elab, küla jääb, küll ta elab, küll ta jääb. Küla tanumatel kaibub vabaduse hääl. Liigub õigel suunal jalg, mis kõnnib külateel. Külalugudes on alles ajalugu veel. tänu, suur aitäh teile noored väga ilusa laulu eest ja tunnustuse eest ja suur aitäh kogukonnale ja kõigile siin viibivale rahvale ja siis suur aitäh selle suure tunnustuse eest, kus ma võttis pahmiks täiesti pesanud silma. Noh, ei ole nagu ära teeninud üksi seda, et see kogu rahvamaja on aga seal kino juureski natuke igatepidi kogu aeg abiks ja ei saa ühe asjaga vahest ja noh, tänapäeval on neid iga kuulutuste tegemist ja igal pool seda abi tarvis olnud ja noh, ja nõu ja siis ikka koostööd oleme püüdnud kuidagi moodi ikka algul üksinda ja siis noh, jah, see aastate pikkus jah, 70-ndast jah, kogemata kõik tulnud ja ei olnud üldse planeeritud. Olin lihttööline kogu aeg ja selle kino kõrval kuni 98. aastani ja siis teised vene firmad saivad lihtsalt Märjamaal otsa ja noh, ja nii siis kino oli jäänud. Tiksusin muidu õhtuti peale põhitööd, nagu öelda, noh, ja nii ta on, et jah, et soovin kõigile teile tervist ja jaksu ja edu ja kõigile nominentidele muidugi palju õnne ja minu poolt noh ja kordaminekut ja et aitäh siis teile. Rahvamaja ühingu esinaine Ülle Velimäe. No kui algul oli raske rääkida, siis praegu peale neid emotsioone on teil võimatu rääkida. Aga tänu tahaks ikkagi öelda, sellisel sündmusel on alati neid, kes toetavad ja kes seda vägagi korraldavad. Ja meie tänukiri on Eesti Kultuurkapitali ja Rahvakultuuri Sihtkapitalile. Aitäh toetamast! Tänukiri Eesti Kultuurkapitali Raplamaa ekspertgrupile.
täname Eesti Rahvamaade Ühingu esinduskogu Raplamaa esindajad Evi Lints ja Mervi Vaarman. Loomulikult südamest tulev suur tänu, see ütlemine tänu on jälle nii vähe, tahaks kuidagi teistmoodi väljendada. Rapla Kultuurikeskus ja kõik see pere, kes seda siin lavastas ja tegi, on meile selle sündmuse nii meeldiks korraldas. Aitäh teile! Aga ma tundsin, et ma pean ütlema, et tegelikult ükski selline asi ei sünni ilma suurepärase meeskonnata. Meil siin majas on suurepärane meeskond ja te kõik teate, et ka Raplamaal on väga ägedad inimesed ja nad kõik on lihtsalt sellist teotahet täis, et kui te siin lõpuloos nägite terve hulk inimesi, siis tegelikult istub veel kardina taga meie oma administraator Marikagi, meie kinotehnik on kardina taga, Kalju on seal üleval. Et tegelikult on selle kõige taga hästi suur meeskond ja loomulikult seekord, kui me kuulsime, et Piia on tõesti meie maja hing ja üldse Raplamaa hing, kes teeb väga suuri asju, siis Piia hetkel lõpetab magistrit ja võttis sellest üritusest natukene, kuigi ta oli abiks iga kell, siis tegelikult teeme ühe suure aplausi Hannes Sassile, kes kogu selle õhtu täna lavastas. Külastada meid jälle. Kuna päevapoliitika on selline Rahvamaade jaoks põnev, siis ma ikkagi ütlen siia lõppu, et väga meeldiv oli täna kohtuda Rapla vallavanemaga ja veel meeldivam oli, et kui me rääkisime Agega, kuidas neil läheb Raplas, siis Agel olid ainult kiidusõnad oma vallavalitsuse ja vallavanema poole. Et seda oli väga tohutult meeldiv kuulata. Aitäh teile!